Tere! Just Igmar Liia siin. Sa vaatad podcasti Peegeldused, kus me räägime holograafilisest reaalsusest, alateadlikest mustritest ja programmidest ja oma reaalsuse teadlikust loomisest. Tere! Rõõm näha kõiki. Ja täna me räägimegi sellest, kuidas me oma reaalsust loome mõtetega. Kuidas me seda loome teadlikult, aga kuna me oma mõtteid alati ei jälgi, siis vahel ka mitte teadlikult. Et siis võib-olla mõni skeptiline kuulaja, vaataja mõtleb, et mõtted, need on ju mingid sellised mittemateriaalsed asjad meie pea sees, mis neil pistmist on reaalsuse loomisega. Need on lihtsalt udu pea sees, tulevad ja lähevad, et mis sellel reaalsusega pistmist on. Kuidas sa arvad, kuidas sellel on reaalsusega pistmist? No mina olen selles mõttes inimene, et mina usun ja isegi mina ütlen, et ma tean, et see, mis mõtted mul kogu aeg ketravad, see hoiab mind teatud nii-öelda seisundis või tundetasandil ja selle tundetasandi pealt ma tegelikult teen oma otsuseid. Nüüd ma räägin nagu mitte väga juttu, aga tegelikult ma teen oma otsuseid, ma teen oma valikuid ja siis sellega ma tegelikult väga otseselt loon oma reaalsust. Aga ma ise näen seda asja veel tegelikult natukene veel laiemalt, võib-olla sügavamalt, et kuidas mõtted on miski, mis mõtted on energia ja kui mina siis saadan mingit energiat välja, siis ma olen nagu ühenduses aga ma olen väljadega ühenduses ja ma loon väljasid, ja need väljad töötavad minuga koos. Ja kui ma olen näiteks positiivsetes mõtetes, ma toetan ennast positiivsete mõtetega, ma saan hakkama sellega, muidugi ma viin selle asja läbi, see tuleb mul kergelt, siis ma nagu loon neid väljasid, aga samal ajal ma loon kogu aeg ennast. Aga kui ma olen negatiivne, et mul ei õnnestu seda, ma ei jaksa seda, kuidas ma nüüd saan, et siis ma tegelikult panen endale ikkagi jala taha, ma panen oma reaalsuse loomisele selles mõttes jala taha, et ma loon siis midagi, mida ma tegelikult ei taha. No kui sa mõtled negatiivselt, et ma nii ei tule välja, siis tõenäoliselt sa ei panusta sinna ka 100%. Ma hoian täiesti oma energiat. Siis tõenäoliselt see asi ei tulegi välja, on suur, mis omakorda siis kinnitab, et ei tulnudki välja. Just oli kas see oli Henry Ford vist autotootja, kes ütles, et kui inimesed ütlevad, et see õnnestub mul või siis ütlevad, et see ei õnnestu mul, et neil on mõlemad juhul õigus. Ja see Henry Ford. Jah, et neil on õigus, et kes otsustab, et tal ei õnnestu see asi, see ei õnnestugi. Kes otsustab, et õnnestub, sellel on šanss, et see õnnestub. Aga räägi, kuidas see ajutasandil toimib? Mõtted? Meil on selline raamat kodus How your mind can heal your body, ehk siis kuidas sinu meel tervendab sinu keha. Ja see on kirjutatud... Samas võib vastupidi öelda, kuidas sinu meel teeb sinu keha haigeks. Jah, absoluutselt. Aga selle on kirjutanud üks mees, David Hamilton, kes on tegelikult oli farmatseut või nagu, ja teadlane nagu sellel tasandil. Ja ta on tegelikult kirjutanud tervest sellest asjast raamatu, kuidas meie mõtted mõjutavad meie keha. Ta räägib hästi palju kehatasandist, ta räägib teistest tasanditest ka, aga eriti just keha. Ta räägib hästi pikalt sellest placebo-nocebo efektist. Mida siis mõtted mõjutavad kehas? Põhimõtteliselt kõik, nad mõjutavad näiteks hormoonsüsteemi, immuunsüsteemi, ajutasandit, vereringet ja siis see on siin nagu... on kirjas isegi geneetilist ekspressiooni, kuidas geenid väljenduvad, isegi seda mõjutab. Jah, et mis see geneetiline ekspressioon on? Räägi sellest ka korra siis. Ega ma sellest varem väga palju ei teadnudki, aga nüüd kui me valmistume kursuseks ja tegime webinari üks epigeneetikast ja geneetikast, et siis ma sain teada, et meil on geenid ja neid ma teadsin enne ka, et meil on geenid ja DNA ja meil on selline geneetiline materjal.
aga mina arvasin varem, et see on midagi sellist, mida me saame, ei saa temalt. See on nagu on, sinna pole midagi teha. Aga siis ütleme selline värskem info minu jaoks, vist üldse natuke värskem info on see, et oluliselt ei olnud geenid, vaid ka geenide väljendus, geenide ekspressioon. Ja tuleb välja, et selles me saame kaasa rääkida. Ja mõtted on üks asi, kuidas me mõtleme millestki endast või mingist muust asjast. Et see mõjutab seda, kuidas ka geenid väljenduvad. Näiteks kui otsene näide, et kui peres oli näiteks mingi toitumisega seotud uskumus, mõtteviis ja oli ka toitumisega seotud mingi haigus, näiteks diabeet või midagi sellist või seedimised, mingid probleemid. Aga kui oli ka teatud mõtteviis, kuidas süüakse, mida süüakse, millal süüakse, kui palju süüakse ja kui siis sellest perest väljunud laps ta on saanud kaasa geneetilise selle materjali, kui ta mõtleb samamoodi, nagu tema peres mõeldi samamoodi edasi, siis on palju suurem tõenäosus, et need geenid väljendavad selle sama haiguse samamoodi. Kui ta teadvustab selle, et ta saab teistmoodi ka mõelda, siis võib muutuda ka geenide väljendus, ehk siis see haigus ei pruugi väljenduda. Ehk siis geeni ekspressioon, ehk siis, et geeni ekspressioon on siis see, et meil on tegelikult 20 000 geeni isegi, üle 20 000 geeni, aga nad kogu aeg ei ole kõik aktiivsed. Geeni ekspressioon otsustab seda, millised geenid avalduvad. Isegi millised geenidega seal on ka võrgustikud, nagu mitte ainult see, nagu et üks geen mingi asi, vaid klastrid nii-öelda. Nagu klastrid, mis omavahel nagu mängivad. Mina enda jaoks nagu mõtestan seda nagu kuidagi nii, et DNA, see on nagu meie DNA on nagu just mingi muusikainstrument ja ekspressioon oleks siis see, et millised akorde selle instrumendi veel mängitakse. Et see, et seal on mingi klahvid, ei tähenda kohe, et neid klahve mängitakse või et neid mängitakse teatud moel. Neid saab teistmoodi mängida. Ja see juba seda sinna saab kaasa rääkida näiteks oma mõtetega, mis on tänane podcasti teema. Aga see ongi see, et kuidas meie mõtted siis igapäevaselt kogu aeg välja mängivad, sõltub meie mõtteviisist, aga mõtteviis kui on nagu fikseerunud, siis need on juba uskumused, need ja sealt tuleb... Siis me oleme alateadvuse juurde. Just. Et kus see mõte üldse tuleb mulle. Jah. Ja miks ta tuleb kogu aeg jälle uuesti ja ma kogen mingit situatsiooni ja võt sellise situatsiooni peale mul tekib alati see reaktsioon ja mul väljendub selline mõtteviis. Nagu see, nagu kohe nagu tagataskust, aha, sellisel puhul, võt see on nüüd see koht, mul see mõte nüüd jälle mängib välja. Hea näide, kui näiteks koolis tekkis selline mõtteviis või uskumine, et mina olen matemaatikas halb. Läbi hinnete, kontrolltööde, asjade. Ja nüüd inimene läheb sellise teadmisega ellu või sellise hinnanguga enda suunal ellu. Siis iga kord, kui tuleb tegemist mingi matemaatikaga või numbritega, siis tuleb kohe pähe see mõte, mina olen ju selles halb. Mitte see, et ma võin sellest paremaks saada või mul on siin potentsiaal muuta, vaid kohe on põmm sein ees, mina olen see salv. Siin see on nii. Siin pole midagi rohkem vaadata. Või siis, et see ei ole mul kunagi välja tulnud. Sest et kuna me genereerime kogu aeg seda, et see pole mul kunagi välja tulnud, siis me otsime juba tõestust ka. See on nagu, see süsteem läheb kõik iseenesest nagu tööle. Ja tulebki selliseid olukordi, mis taaskord tõestavad, et see ei tule välja. Sest me ei saa aru, kuidas tegelikult nagu millegi kordamine ongi see programmeerimine ja see programm juba töötab. Kõik see töötab nagu nii-öelda iseenesest. See on nagu täiesti õlitatud mehhanism põhimõtteliselt. Nagu ta nagu kogu aeg käib niimoodi. Tõestab iseennast. Ja mis on siis nagu nõiaringist nagu võib-olla raske välja tulla, ongi kuskil tuleb see otsus teha, et ma ei taha enam nii või et nagu sa oled rääginud vastutust võtta selle eest, et muidu on nii, et sina oled süüdi, et ma nii mõtlen. Ma mõtleks teistmoodi. Kuna sa käitud niimoodi, siis ma olen sunnitud mõtlema seda moodi. Või siis vahel on ka see nii-öelda õigustus, et see tuleb mul kodust, nagu nii-öelda lapsepõlve kodust, et seal juba mõeldi nii ja see mõjutab meid, mida kodus mõeldi. Me võtame selle automaatselt üle, aga nüüd ongi see huvitav koht,
et me oleme harjunud mõtlema, et me ei saa seda muuta, aga tegelikkuses me saame seda muuta. Mitte, et see oleks lihtne, mitte oleks see niimoodi, et okei, no tänasest ma mõtlen teistmoodi ja siis paned tähele, et nagu, kust jälle see mõte tuli. Mõnikord sa isegi saad aru, et see mõte ei toeta mind, ma hakkan nüüd teist mõtet nii-öelda mõtlema, eks ju. Ja järsku taipad uuesti, jälle mul tuli see mõte, nagu kuidas ta siia sisse lipsas. Kuidas ta siis sisse lipsab? Tundub, et seal, kui me kordame neid mõtteid, siis me toodame teatud kemikaale, teatud ajuühendusi ja just kui süsteem harjub neid ühendusi kasutama ja need kinnistuvad iga kordusega, mis sa rääkisid, et kordab ja siis nad kinnistuvad. Tegivad need juhteteed, jälle käib siit. Mööda Muruplatsi kogu aeg on käidud ja sinna lõpuks tallatakse see rada sisse ja siis järgmine kord juba, et kus ma lähen, siin on juba rada ees, siis ma lähen siit. Et kui mitte seda rada enam kasutada, siis ühel hetkel kasvab uuesti sinna muru, see kaob ära see rada. Aga siis peab teadlikult otsustama, et ma enam ei lähe mööda seda rada, ma valin uue raja, mis ei pruugi, mis on teinekord lihtsam öelda, kui praktikas teha. Jaa, aga ma olen kuulnud, et neuroteadlased ütlevad, et samamoodi nagu kusjuures esoteerikud on öelnud juba aastatuhandeid, põhimõtteliselt jah, nii kaua kui, ma ei tea, 5000 aastat või mis tšakrate süsteem juba meil siin on olnud. Aga nad ütlevad mõlemad seda, et selleks, et need juhteteed ümber muuta, ehk siis nii, et sul on mingi mõtteviis olnud ja nüüd sa tood uue mõtteviisi sisse, sa võid 21 päeva nii-öelda seda uut mõtteviisi nagu korrutama ja hoidma. Ja sama pidi olema ajuteaduse vaadanud, et aju need juhtetee ühendused, mis muudkui nagu on harjunud on ju, et sa pead teadlikult uue tee looma ja seda 21 päeva nagu üle. Nagu trenni tegema, ikka challenge. Trenni tegema jah, et aju on ka põhimõtteliselt selles mõttes natuke nagu lihas, et sa pead trenni tegema. Jah, see... No ja need mõtted, kus me saame need mõtted, tavaliselt tundub, et nad ikka tulevad emalt, isalt, lasteaiast, koolist, on mingid uskumused. Osad on sellised, mida nagu teadlikult tahetakse edasi anda, näiteks. Et sa hakkakski nii mõtlema. Et ta hakkakski nii mõtlema, näiteks, et mis on võib-olla mingid head väärtused, et ära tee teistele haiget või ära kiusa, antakse mingid sellised mudeleid, kuidas käituda, kuidas olla. Aga siis on ka sellised, mida ei õpetata, aga mis antakse edasi eeskujuga ja jutuga. Teadvustamata, et kas seda oleks üldse vaja või miks seda üldse vaja on. Selline nagu, et raha on kurja juur, mis on nagu terves ühiskonnas põhimõtteliselt selline mõttekuju. Samal ajal ühiskond kasutab kurja juurt. Aga et mis probleemid inimesel on, et siis need tulevad nagu sellest, et raha ei ole nagu õige asi. Et sa kas liiga palju siis nii-öelda tahad seda saada või siis sul üldse ei ole seda, et sa oled vaene, vaata siis raha on kurja juur, et sul ei ole mitte midagi. See oli lihtsalt üks näide, aga lihtsalt kuidas mingid teatud laused tulevad või isegi mingid sellised, nagu mida lastele öeldakse, et ära vilista, et siis tuleb tulekahju. Vanasõnad või programmeerivad. Jah, mingit alust on ju, aga mis loovad tegelikult nagu sellise võltsreaalsuse. Kui nüüd holograafilise tööga kaardistada, siis on ka see, et nagu eeskuju tundub ka ikkagi väga nakkav. Et kui laps näeb, et emal või isal on teatud asja raske teha, ma ei tea, või ema-isa räägivad negatiivselt kogu aeg mingist teemast või kellestki või teatud käitumisest räägivad negatiivselt. Et vaata, kus see uhkeldab kogu aeg või paneb ennast teistmoodi riidesse näiteks ja siis pärast inimene elus, tal on kuidagi väga raske esile tulla või erineda teistest. Ta ei tea isegi miks, lihtsalt see tundub loomulik valik, mitte eristuda, mitte esile tulla. Ta isegi pole võib-olla mõelnudki selle peale, miks ta niimoodi valib, aga kui nagu sessioonis hakata kaebama, me teinekord tuleb meelde ka, et isa ema halvustasid kogu aeg kõiki, kes esile tulid või erinesid. Siis on väga raske tulla esile ja eristuda, sest see läheb nagu vastuollu isa ema tunnustusega või lojaalsusega. Või siis, mis on hästi tüüpiline vaata see, et ma pean tubli olema.
et ma pean palju tööd tegema, ma pean palju pingutama, ma pean oma koolitöödega nagu olema esirinnas kogu aeg. Ja siis sealt tekivad need sellised mõtted tulevikus ka, et ma pean tööd kogu aeg tegema viimase peal, eks ju. Inimesed põlevad läbi, jooksevad kokku, tekib ärevust, depressiooni, igasugused muud hädad. Ja lõpus tekib see, et inimene, tal tekib see illusioon, et ta ei saa ise valida enam. See asi otsustab tema eest. Jah, et see tung nii-öelda olla tubli, olla nagu teiste poolt aktsepteeritud on nii tugev juba, et sa ei tee enam nagu vabast kohast valikut teinekord. Aga seda kõike ju saab muuta, räägime sellest ka, et kuidas siis seda muuta, et kui sa avastad, et okei, mul on see mõtteviis, et see ei toeta üldse mind või näiteks sa mõtled, et sa tahad enda elus edasi minna, sa tahad mingi projekti luua näiteks. Aga nagu teid täna avastasime minuga, kui me jalutasime, et kuigi siin meil on juba 2 hooaega tehtud peegeldusi, me oleme seal reklaami teinud oma kursusele, ma ei tea kõike, ja et ikkagi minul on raske välja tulla veel. Kuigi sa oled juba väljas. Ma olen väljas ja samal ajal on ikkagi veel nagu niimoodi, et nagu ikkagi paneks sordiini peale veel nagu, et oot, või ainult sellega või ainult, mitte sellega ma veel ei taha nagu niimoodi on ju. Aga samas on edasi läinud, sest kui hakkad mõtlema mingi 2 aastat tagasi, seda, mis me siin praegu teeme, seda ei oleks saanud teha. Mingi juhul. Ta on läinud paremaks, aga et ta ei ole veel täis potentsiaali veel. Ta ei ole nagu lõpuni lõdvestunud või siuke mänguline või loob või nii. Aga juba saab teha, meil on kaamera ees, käib ja me räägime. Ehk siis tegelikult tulebki teha ilmselt nagu väikeste sammudega, et siis süsteem, muidu kui järskud nagu üldse ei suuda välja tulla ja siis tuleb nagu kohe staadioni kontsert 100 000 inimese ette, et siis närvisüsteem lihtsalt ei tule toime sellega. Päriselt. Jah, või pärast nädal aega oled lihtsalt mingisuguses seisundis, et tasub tulla esiteks järk-järgult. Aga ma isegi räägiks veel natuke nagu võib-olla isegi nagu lihtsamatest variantidest, et okei, ma lükkan edasi kogu aeg ennast, aga et kuidas seda mõtteviisi muuta nüüd, et see oleks toetav, et ma julgen nüüd ikkagi nagu hakata mingit samme astuma. Esimene asi on üldse see, et mis on väga suur asi, üldse on märgata, et selline asi toimub. See on kuidagi nii loomuliku, eriti kui ta on nagu aastaid ja aastakümneid käinud. See on nagu õhk, mida me hingame umbes. See on nagu nii harjunuks saanud see mõelda negatiivselt endast mingist tegevuses või teistest. Et üldse nagu teadvustatud, kuule, see polegi nagu väga hea mõte, nagu hea sagedusega mõte või hea iseloomuga või energiaga mõte, mida ma mõtlen endast. Et mis siis, ma mõtlen niimoodi või. Ja kui sa veel teadvustad, et see mõte loob kehakeemiat või loob nii-öelda seda holograafilist projekti, mille järgi üldse mu keha ehitatakse, siis tundub nagu täitsa aju vaba, miks seda üldse mõelda nii. Aga et muuta, kuidas muuta, tuleb uusi otsuseid teha, hakata praktiseerima, harjutama uut mõtet. Just nimelt, et nagu see on väga hea harjutus, et ma käin ringi ja ma jälgin, mis mõtted mul on praegu, mis mõte mul just oli. Mina olen näiteks tähelepanud sellist asja, et tegelikult mul käib nagu kihiti palju mõtteid tegelikult korraga. Et mul ei ole niimoodi, et ainult üks mõte on. Vaid, et nagu ma mõtlesin seda, aga siis mingil tasandil oli see mõte, mingil tasandil oli, mul oli tegelikult mingi 5-6 mõtet isegi sama aegselt on ju. Ja sellepärast me ei panegi tegelikult neid tähele, et mis need on. Ja kui siis niimoodi vargsi lipsab sisse see negatiivne, nagu, et oi, ma ei ole hea selles või. Ja eriti kui on mingi süke öösel üles ärkamine või enne, siis käib täielik pudru ja kampsad. Nagu vaatan seda, peaks ma ei tea, õues seal midagi tegema labidaga, labidas, mul meeldus üks lapsepõllu mälestus labidaga, seal oli üks mees, see mees sõitis autoga, ma oleks autol õli vahetanud täielik nagu süke. Aga tegelikult see on päeval ka niimoodi, aga me siis nagu sul on neid nii palju neid mõtteid korraga, sa ei pane tähele, eks ju. Et teinekord, kes ma vaatan, kes on vanemad inimesed juba natuke räägivad kuidagi või vanemad inimestega, siis nad räägivad välja selle. Et ma käisin seal, oli üks naisterahvas ja tal oli see punane rätik. No kui ma olin noor, siis mul oli ka juurde punane rätik.
aga ja siis ma olin selle hetkel, kui seal peol ju seal majas, seda maja ju enam pole jah, et maja kas sinna peole tulid need inimesed ja vot nendel juhtus selline asi ja siis ühesõnaga, et juba nagu üldse ei suuda jälgida. Kus see jutt algas ja kuhu see läks, nagu tundub meil peases käib mingi selline asi ka. Nii, et me pane tähelegi, kuidas me vaatame mingit asja, diivan või mingi objekte ja juba mõte läheb mingit radu jalutama. Ehk siis esimene samm on nagu seda märgata, et mis mõtted mul üldse toimuvad. Ja siis justkui nagu see peatada või siis nagu jälgida. Peatamine, ma ei teaks, peatamine on üldse hea eesmärk või, aga hakata just nimelt jälgima, mis on põhimõtteliselt mediteerimine, võtta aega endale lihtsalt jälgida. Me ei saa nagu mõtet seisma panna. Ma olen proovinud seda peatamist, see on nagu see, et okei, ma proovin korra niimoodi, et... Ma te osad ütlevad, et see on nagu proovida hingamine seisma panna, et see on nagu mõttetu taotlus, aga räägi, kuidas sul on õnnestunud. Ma olen teinud 2 asja. Ma proovin seda, et ma nagu tühjendan nagu nii-öelda, ma tühjendan siis mõtteid. Sa ei saa nagu seda voogu täiesti seisma panna, aga sa saad niimoodi, et see voog nii-öelda jääb vaiksemaks, nii et sul ei ole nagu mingi 10 mõtet korraga, vaid et ikkagi mul on ma jälgin mingit ühte mõtet, ma lähen kogu aeg selle ühe mõttega nagu kaasa, on ju. Ja siis ma olen suutnud seda küll tegelikult, nüüd on niimoodi, et mitte midagi ei mõtle. Ja siis sa lased nagu selle keele alla, nagu lased keele hästi lõdaks. Ja siis proovid, et nii, nüüd ma mõtlen midagi. Ja siis proovid tegelikult, mul ei tule ühtegi mõtet praegu pähe. No kuskil alateadlike tasandil ikka loomulikult käib, aga nagu niimoodi, et nüüd siin võib lähedal. Jah, et see voog jääb vaiksemaks. Ja siis ma olen teist asja olen proovinud, et aga ma hoian ise mingit ühte kindlat mõtet ja kogu aeg kaasas. Annad meelele nagu tööd. Tee seda. Et hoian fookus selle, kui raske see on. See on nagu mega raske. See on super keeruline, see on nagu paari sekundiga. Ja, aga nagu mina panin endale eesmärgiks, ma suudan ühte mõtet hoida 5 minutit. Wow. Selle 5 minuti jooksul see kogu aeg mõte käib siia, aga kogu aeg eesmärk on see, et okei, ma toon ta tagasi siia, ma toon ta tagasi. Aga mida see näitab? Põhimõtteliselt näitab seda, et meil on mingi eesmärk, nii-öelda mõte, teha midagi enda elus. Põhimõtteliselt, kui suudaks päriselt hoida seda suunda, siis tõenäoliselt läks ruttu töösse, kuna ta läheb kogu aeg. Me ei suuda fookust hoida. Tegelikult ta näeb ära nagu, et ma hakkan nüüd seda tegema, oota, ma natuke scrollin enne, vaatan seda, ma võin kööki minema, midagi sööda. Ma siis homme pean kindlasti veel selle nagu asja tegema ära, aga ma pean seda tegelikult nagu hüpled ringi, nagu peaaegu ei teegi midagi. Ja nagu, aga energiat kulub tohutult selle asja, mitte millelegi. Nii et teadlikkus enda mõtetest on esimene taam, mida ma üldse mõtlen, mis selle mõtte energia on just ka väga oluline. Kas see on selline toetav energia või... Aga mina arvan, et ikkagi ma pakuks välja, et kui sa avastad, et sa mõtled negatiivset mõtet enda suhtes näiteks, et nagu, et ma ei tea, kas ikka läheb, ma ei tea, nagu mure mõte näiteks, kas ma ei tea, kas ikka saab peata see. See tuleks peatada. Ma lõpetan selle mõtte. Ja ma keeran täiesti ümber selle, ma mõtlen täpselt vastupidist ja ma annan sellele mõttele nüüd ise suuna, ma mõtlen nagu positiivselt praegu, täpselt vastupidi, kui ma mõtlen, et ma ei suuda seda. Ma suudan seda. Ja lihtsalt hoiadki nagu korrutad nagu teed sama asja nagu, aga lihtsalt, et nüüd sa teed seda nagu positiivse mõttega. Ja, mediteerimine, siis selline teadlik olemine. Vaikseks jäämine, jälgimine, selle voo jälgimine, päeviku pidamine. Super hea asi. Kirjutada üles oma mõtted, siis sa näed, mida su pea siis toimub. Ja see juba muudab päris palju. Ja. Näiteks kui meil oli see suhtekriis mitu aastat tagasi, siis ma kogu aeg kirjutasin. Ma kirjutasin 100 leheküljelise nii-öelda raamatu valmis. Aga mida ma põhiliselt kirjutasin? Ma kirjutasingi üles oma mõtteid, tundeid, millest ma läbi käisin, mis sealt tuli. Aga see läks, ütleme, see 100 lehekülge tuli, ütleme, võib-olla mingisuguse
2 aasta jooksul näiteks, eks ju. Ja siis on nii huvitav endal nagu pärast vaadata, millise arengu sa oled ära teinud. Sest sa oled kõik mõttedes vahepeal kirjutad läbi mustri. Võiks raamatu siis tegema, sul on pildid juurde 100 lehekülge. Põhimõtteliselt jah, aga ma ei ole valmis hetkel veel seda nii isiklikku tasandit nagu kogu maailmale jagama. Aga et põhimõtteliselt sa kirjutad oma tundeid, sa kirjutad oma mõtteid ja sa näed pärast hiljem nagu enda arengut, sest mõned mõtted tulevad läbi mustrite, aga siis sa käid selliseid kohti läbi, kus sul see pilt nagu tõuseb kõrgele ja sa näed kõrgest ja sa näed enda hoopis, et ei, siin ei ole mingit probleemi nagu selles kohas, on ju. Ja siis sa lähed sinna mustrisse ja siis sa näed, et läbi mustri nagu kõik on nii hallides värvides, kõik on nagu täiesti mõttetu. Aga siis sa lähed jah selle sealt ja siis 2 aasta jooksul sa käid ju kogu aeg nagu niimoodi mustris, kõrgemas kohas mustris, nagu näed kõrgemat pilti, on ju. Et enda arengut on päris huvitav vaadata. Et kuidas su mõtted kogu aeg nagu tegelikult. Mind on nagu pannud just see nagu mõtted ja millest ma mõtlen ja milline on siis see päris mõte. Teinekord on mingi asi, vaatad, et see on väga hea asi. Ja siis mingis teises seisundis nagu üldse nagu mustrites või niimoodi vaatad, et see on ikka väga halb. Ja siis ma olen mõelnud, et kuidas nii saab? Täpselt sama, ma ei tea, on see inimene, mingi objekt või asi. Kuidas saab nii olla, et ühel hetkel vaatad jumale väga hea asi, teisel hetkel vaatad, oli ikka väga halb. Mille tõde siis on nagu väga hääd. Just, et sa... Tõenäoliselt selle asjas pole üldse asi, vaid mida ma mõtlen. Ehk siis me tegelikult kõik jääb läbi filtrite ja mis filter meil parasjagu peal on, nagu niimoodi me reaalsust näeme. Ja kui minul on palju olnud, et mõnda inimest ma näen ikkagi alguses nagu väga roosade prillide läbi ja ta on nii fantastiline ja issand, kus ta ikka oskab alati ja kus ta on nii vägev ja nii. Ja siis mingi hetk see kukub kõik kokku, et ta on ikka täitsa tavaline inimene nagu. Aga niimoodi on nagu inimestega. Vastupidi ka, vaatad alguses. Natuke süke ei ole nagu, ei tundu nagu sõbralik või midagi. Ja siis õpid tundma, tuleb välja väga lahke inimene, sõbralik. Lihtsalt esimene mingi järeldus, mingi alateadlik järeldus, et ta on selline ja tõenäoliselt on selline ja tõenäoliselt siis ta on selline ka. Hästi palju järeldusi nagu. Ja siis õpid tundma inimest vähemalt, siis vaatad, et super. Aga see ongi see, et meil on need hinnangute filtrid peal, nagu me oleme õppinud, meid on nagu tegelikult õpetatud hinnanguid andma kõikidele asjadele. Sest see on ellujäämise muster. Põhimõtteliselt, et kui ma oskan nagu niimoodi neid hinnanguid anda. Õigesti hinnata, siis ma jään ellu. Et muidu, kui ma olen nagu ma ei tea, kogu aeg liiga usaldav. Ta oli ju vanasti selline, et kui sa oled liiga usaldav, siis sa oled naiivne ja sellised asjad, eks ju. Et need on kõik ära õpitud mõttesüsteemid, mõtete programmid ja nad ei näita tegelikult seda reaalsust. Aga ma tahtsingi korra seda ka öelda, et kuidas... Otsad varsti kokku tõmbama. Et kuidas siis me ikkagi... Tõmbame mõtte kokku kuidagi. Et kuidas me nagu ikkagi mõtetega reaalsust loome, sest et mõtetega nagu mõtete taga on ka tunded, et mõtted käivad tunnete ja emotsioonidega koos, et see on nagu tegelikult see on terviksüsteem, see ei ole niimoodi, et need on oma vahel lahus, vaid need on koos, aga mõtetega me hakkame siis genereerima nagu, siis tulevad emotsioonid järgi, siis tuleb nagu see tundetasand on ju, teinekord on just nii, et sul on mingi tunne. Keegi väitis kunagi, et mõte võib muutuda väga kiiresti, tunnetel läheb aega. Ma näiteks, et sa oled nii tore inimene, siis ma saan uue info. See ei olegi minu arvates nii tore inimene, aga tunded veel võtab aega, et kas päriselt siis või kuidagi tuleb nagu venivad järgi. Aga ma võin enda kogemusest öelda, et kuidas ma mõtetega reaalsust loonud, et kui mul on olnud mingid situatsioonid, et ma tean, et ma mõtlen muremõtteid ja ma isegi tean, et see ei toeta mind, aga nii raske on ümber nagu seda, kusjuures mina juba tean, et see tuleb mul ümber teha, et siin ei ole mingit muret, et see läheb, aga see harjumus nagu, et äkki see ikka ei lähe tööle, on nii tugev, et ja nüüd ma olen nagu saanud neid hetki, kus ma olen suutnud ümber mõelda ja mul on ka situatsioon, kus ma ei ole suutnud seda ümber mõelda ja ongi niimoodi, kui ma ei ole suutnud ümber mõelda, siis see läheb töösse ja need muremõtted on loonud tegelikult selle reaalsuse, see läks tööle. Nii et see, millega sa alustasid, see Henry Ford,
see on täiesti niimoodi ja mul on nagu enda elust nii palju näiteid mõlemat pidi. Kus sa uskusid, et läheb ja siis läks nii ja sa mõtlesid, et sa ei saa seda ja siis saad ka. Ma olen täiesti võimas looja siis. Kõik, mida sa lood. Me kõik oleme nagu selles mõttes, et mina lihtsalt olen hakanud nägema seda, et kuidas ma nagu loon reaalsust oma mõtetega mõlemat igate pidi. Kõik situatsioonid, mis mu elus on ja väga paljud, kes tunnevad mind väga isiklikult, teavad, mis situatsioonis ma olen olnud näiteks terve see suvi. Ja ma tean seda, et ma lõin selle reaalsuse ise endale. Et see, mõni võiks ütelda et nagu, miks ma peaks endale looma sellist reaalsust, mida ma ei taha. Sellepärast, et esiteks, kas ma ei olnud teadlik mingil hetkel, kui ma seda lõin, või teiseks, ikkagi mul oli vaja kogeda seda, et avastada endast uusi aspekte. Ma olen avastanud väga palju uusi aspekte endast näiteks selle suvel. Ja nüüd ma olen selle üle tänulik. Aga jaa, see on nii, et me loome oma reaalsust oma mõtetega, oma tunnetega. Jaa, et kui sa ei ole rahul enda reaalsusega, nii nagu see hetkel on, pane korra tähele, milliseid mõtteid sa sellest mõtled. Et see on esimene asi, katseta, kas õnnestub mõtteid ümber keerata, hakata teistmoodi mõtlema. Et ma ei tea, et ei mõtle kogu aeg negatiivselt sellest teemast, mis iganes see teema on su elus, mis tundub, et millega sa ei ole rahul. Hakata sellest teemast positiivselt mõtlema. Kergem öelda, kui praktikas teha, aga proovi järgi. Et mõnda aega hoida nii, et see on mul korras või see läheb mul korda või ühesõnaga hoida sellist nagu usku ja väge seal taga. Ja ka proovida mediteerida. Lihtsalt aega 5 minutit kas või. See on väga suur töö on 5 minutit olla vaikselt, silmad kinni ja jälgida, mis toimub mõttemaastikul. Millest üldse mõte mõtleb ja kuidas, millise hääletooniga, energiaga, et siis... Ja sealt edasi võiks veel minna selle juurde, et anna ise oma mõttele konkreetne suund. Anna ise suund, ära lase teda kappama niimoodi suvalises suunas. Aga võtame siis tänaseks otsad kokku. Aitäh, et sa vaatasid Müstiikne Liia podcasti, peegeldused ja ikka korrutame seda, et muudatused on võimalikud. Paljud on kaotanud usuvad, kas see saab muutuda või kas minu elu saab muutuda, minu keha või midagi saab muutuda. Saab küll. Holograafilised muudatused on võimalikud. Julge luua puhtaid ja väärikaid taotlusi, mõtteid, ennast toetavaid mõtteid, selgeid mõtteid ja hakka muutma enda reaalsust. Nii lihtne. Ja aitäh sulle.